sa oled tross või topis. Või kui sa oled tühm või tegija. Leiame sind varem või hiljem kindlasti üles. Top 3 nädala 4 tuhmimat topist. Igal reedel Raadio 2 hommikuprogrammis Silmad lahti. Nii, selle nädalas Ekspressis on ära toodud üks huvitav artikkel sellisest Eesti meest nagu Juhan Vilms, kes oli siis Eesti arst ja eugeenik ja Jüri Vilmsi noorem vend, kes omal ajal siis rääkis väga, ütleme, sellistest asjadest, mis puudutab siis tervet eluviisi ja kuidas Eesti rahva jätkusuutlikkust. Ja siin artikli lõpus on kirjas, et Juhan Vilms suri 1952. aastal Buenos Aireses, aga see ei ole mitte nii. Meie saate toimetajad on leidnud ta üles Argentiinast ja elab ta seal täiesti rahulikult edasi ja küsimegi ja oleme talle helistanud, et küsida kõikide nende asjade kohta, mis on siin artiklis ära toodud. Tervist, doktor Vilms, võib nii öelda, jah? Tere hommikust. Tervist. No, rääkige meile ka oma siis täpsematest nii-öelda siis eelkõige sellest, et teil oli siis plaan, et vanaterukud ei tohiks olla, vallalised naised on ohtlikud oma korratu eluviisiga, igal mehel võiks olla mitu naist, et Eesti rahvast oleks palju ja eriti sporti ei tohiks teha, et inimesed teeksid rohkem maatööd ja sportlased hoidku naistest eemale, muidu ei tule rekordeid. Rääkige meil natukene oma nii-öelda siis dogmadest, oma uuringutest ja kõigest sellest muust. No kõigepealt ma küsin, et kas te teate, mis asi on selline eugeenika? Eugeenika on siis Tõuparandus, selge, jah. Tõuparandus ja siis tegelikult meie esimese Eesti Vabariigi ajal juba mõtlesime siin koos Jaan Tõnissoniga, et tegelikult peaks ka kõigile Eesti soost inimestele panema sisse need nagu on loomadel tõuraamatud. Kus on siis ära näidatud, kellest teie põlvnete, millised on olnud teie äsivanemad, kes on siis täisväärtusline eestlane ja kes on siis ikkagi rikutud tõuga. Need on siis nii-öelda teisejärgulised inimesed. Et tegelikult on siis muidugi teada see, et kas teie noormees tunnete oma suguvõsa? No jaa. Kas te olete puhastverd eestlane või on teie esivanemade seas ka ikkagi võõrast verd? No mu isa oli sakslane. Oi. Edasi. Ja ema poolt siis vana-vanaema oli siis kreool. No teie puhul on muidugi see, ja ise peate ennast mis rahvuse esindajaks? Eestlaseks. Ei ole, nii ei ole, noormees, teie olete täiesti rikutud. Teilt, ütleme, kui oleksime saanud siis jätkada oma eugeenika riiklikku poliitikat, siis teiesugune mees oleks töö- ja puhkelaagris kogu aeg, sest et vaadake, see ei ole mingi puhastverd Eesti mees. Õige eestlane paaritub ainult Eesti naisega, muidugi parem oleks kui 2 Eesti naisega, sest et tõepoolest mina olen väga suur poligaamia austaja ja aga mitte siinkohal, ärge mind siin mingiks musulmaniks pidage, vaid bigaamia. Kas te teate, mis on bigaamia? See on üks sisalik. Ei ole. Lisaks sellele, et te olete siis tõupuhtuse osas täielik, ütleme, võhik, olete teiega muidugi väga rumal, sest et bigaamia ongi see, kui üks mees võtab endale 2 naist. Aha. Ja siis muidugi, teise naise võib ta võtta endale siis, kui esimese naisega kooselu jätab natukene soovida, aga teine naine saab tulla siiski ainult siis esimese naise nõusolekul. Aha. Ja siis võib võtta, ma jätkan, siis saab tänu sellele saab arendada Eesti sugu suureks, sest et meie maa suudaks ära toita omaga 5-6 miljonit Eesti inimest. Nii. Vaat nii. Tulles tagasi korraks selle tõupuhtuse juurde, et kui nüüd ütleme minu tuleb välja, et olen kõik isane, eestlane, ema, vanaisa. Teie isa on ju sakslane ise. Ei, ma lihtsalt räägin teoreetiliselt. Kui kaugele võib
kui kaugele, kui mitmes esiisa võib olla mingi natukene teisest rahvusest? Ei tohi, sest et näiteks mina, doktor Juhan Vilms, loen enda sugupuud ikkagi kaugele Leholo-Lembetu aegadesse. Ja kõik on eestlased? Ja kõik on eestlased. Kõik on isegi selle ajani välja, kui esimesed kamkeraamilised inimesed tulid Eestimaa pinnale. Sinna tagasi suudan mina siis tõepoolest viia oma sugupuu. Sest et mina olen puhast pöörd Eesti mees. Ja tegelikult tahaksingi öelda seda, et vähe, liiga pikka aega on vahele tulnud see, et pole meie seda eugeenikat saanud rakendada. Aga ma olen siin Argentiinas tegelikult töötanud välja ühe plaani ja arvame, et siin tegelikult saame ka siis riiklikult ikkagi läbi surruda selle asja, et Eestis jällegi tõuseb ikkagi tõupuhtus au sisse ja igal õigel Eesti mehel on vähemalt siis 2 naist ja siis ikkagi Eesti rahva iive tõuseb ja kõik vanatüdrukud saavad ikkagi, nagu öeldakse, tanu alla. Rääkige, andke meile nõu, kuidas Eesti mees ei saa ühe naisegagi hakkama, kuidas siis mingid nõuandeid jagage, kuidas siis 2 naisega hakkama saada, sest Eesti mees on suhteliselt mees, talle meeldib palju kärkunni panna, ülejäänud aja on tööl või... see on halb. Et kuidas siis saada nagu 2 naisega hakkama? Ei, no loomulikult esimene asi selleks, et selline riiklik poliitika hakkaks toimima, on täielik karskus. Alkoholismus tuleb välja juurida, see on esimene asi. See põhjustab ainult lodevust, see põhjustab haigusi, see põhjustab katkised perekonnad, vargused, see põhjustab suguline lodevus. See on esimene asi, mis tuleb välja juurida. Alkoholismusele täieline ei, alkohol tuleb kaotada ja pärast seda saame edasi minna, sest et selge see, iga Eesti mees võtab praegu õllepudeli ja joob seda, mitte et võtaks 2 naist ja kannaks neid kätel. Aha, aga andke veel mingid nõuandeid, kuidas 2 naisega hakkama saada? No loomulikult teine asi, mis tuleb... Kuidas nendega magada? Ühe kaupa? Üks ühega, teine teisega. Väga lihtne, ega meie eugeenikud ei propageeri siin mingit sugulist kõlbmatust. Ei ole mingit Soodomat ega Gomorrai. Ei, ikka ühe kaupa. Üks teine. Aga kui on niimoodi, et üks õhtu üks naine väga tahab, aga sina seda ei taha, seda teist, mis siis saab? No väga lihtne, tuleb teha graafik. Tuleb teha siis graafik ja panna kirja linnukene taha, et siis kui saab ju vahetada. Kas naisel võib olla ka 2 meest? Ei, no see ei sobi. Ei, nii ei lähe. Kuidas nii? Et oleks võrdõiguslikkus. No miks naisele 2 meest? Talle ei ole niimoodi. Naine on kodus, hoiab kodu korras, teeb tööd ja vaat nii on. Selles mõttes nii need asjad ei käi ikkagi. Ärge nüüd siin muutuge vulgaarseks lausa noormes. Te olete öelnud ka seda, et sport pärsib iivet, ärge tehke sporti, tehke maatöö. Õige. Kui füüsiline tegevus, vaadake, on öölis ja see kirgastab inimest, sest see laseb vaimlisel väel puhada, siis sport, vaat see on halb. Sport on halb. Sport ei lase olla, tõstab egoismust ja ei lase siis täiel rinnal pühenduda Eesti rahva iibe tõstmisesse. Ütleme nii, et väga veenev jutt on teil. Olen seda juba pool sajandit lihvinud. Lihvinud, jaa. Ja arvad, et see kõik läheb läbi ka üks päev? No, eks ta läheb. Oleme siin Buenos Aireses, elan ühe teise väga tuntud doktoriga, elame ühes majas, tema nimelt doktor Joosep Mengele. Ja koos oleme töötanud neid erinevaid teooriaid välja mitmeid. Tegelikult te veel kuulete meist. Selge, härra doktor Juhan Vilms põhjapaneva seletuse eest, kuidas need asjad peaksid olema. Ja soovin teile sinna Buenos Airesesse. Kuidas teil seal ilm praegu on? Päike sirrab. Tore. Head aega teile ja ilusat päeva. Aitäh. Neon
Otsas istub Tartu ülikooli ees, istub seal ja ootab, millal tuleb neeger. Must mees käib ülikoolis, kuhu kõlvab see, aaria rass on parim, selline on